Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist, taas kord kokku tulnud saade Kuues käik ja eks see põhjus lihtne, umbes 20 minutit tagasi lõppes meil Soome ralli, Seto ralli Finland ametlikult ja lõppes see nii, et Kalle Rovanpera võttis kodupubliku ees maksimaalselt 35 punkti ja eestlastele oli selles plaanis üsna nutter ralli, et Ott Tänak edada täna teepuhastajana suurt midagi teha ei olnud, et lõpuks sai küll ühe silma kätte, aga see 35 versus 1 näitab, et edasi liialt ilus ei olnud. Ja saadet teeme siis nii, et täna stuudios kohal Roland Poom, no nii, eilsest poissmeeste õhtust skaalal 1-10, kui värskes oled? Väga intrigeeriv algus, tere minu poolt ka. Mu 1-10, ma tahaks öelda seal kuskil 2 on mu värskuse aste, aga mitte mingite karastusjookide pärast, aga eelkõige 2 tundi sai umbes und. Nii et natuke vähe oli seda ja ütleme, kui ikkagi natuke vanust ka juba on, siis kui saab õhtul sauna teha ja seda 10 tunnis istuda ja leotada ennast siis ja paar tundi magada, siis on teda hommikul ikka päris väsimas peale. Ega midagi ei ole, tead, anname siis, mulle meeldib hindeid jagada, mul on sellest kadunud, ma olen ikka kadunud õpetaja selles mõttes, et on kohe hirmsasti meeldib neid hindeid jagada. Sa pead hakkama karjääri vahetama mulle. Viimane aeg ja ma nii loll mees, ma ei saa mitte midagi oska õpetada, aga lähme siis selle järgi, mitu punkti keegi teenis, võtame meeste nädalavahetuse kokku, vana hea 5-4-3-2-1-5, väga hea 4 hea, 3 rahuldav, 2 mitte rahuldav, 1 katastroof. Ja mees, kes siis võitis ralli ära, Kalle Rovanpera, edestas lõpuks Takamoto Katsutat ligi 40 sekundiga, aga mis tegi võib-olla tema ralli eriliseks, oligi see punktikatse ehk ja kui seal kõik tulid tasaväliselt sinne 0,4 sekundi heitlus vaatad, siis Rovanpera vaatas, mis seal ikka, et nagu ta ise ütles, et kuulis, mis seal Tänakul ja teistel rehvidega juhtus, siis ta arutas isand Haltuneniga ehk kaardilugejaga, et kas lähme vajutama ja siis otsustasid, et lähevad vajutama ja see vajutamine, no seal mitte keegi ei julenud vaadata, seal ma ema või tüdruksuver, kes seal olid, kõik olid silmad kinni, Rai Lindström läks sealt arvuti juurest ära, et kõigil oli, et no helveti, mis see mees nüüd teeb, aga lõpuks 2-sekundiline edu, sellega ta tõusis ka pühapäeva arvestusliidriks ehk Rovanpera ega siin ei saa mitte, no siin ei ole mitte midagi öelda, et ütles, et see aasta pidi see ralli võite ära tulema Soomes, mis tal puudu oli ja tuli ära, et ega see vist on selline 5+, kui sa selliselt teed või on sul väike norimiskohta üldse? Ei ole, absoluutselt ei ole. Neljapäeval sai seda siin ka korraks arutatud Urmoga ja sai nii-öelda üks enda jaoks rumal ennustus tehtud, et Kalle võitjaks panna tunduski rumal ennustus. Täna vaadates tundus asi õige, aga see, kus ta tuleb, on keeruline koht olnud, keeruline hooaeg on olnud. Seda enam on see võit siin ikkagi erakordselt hea tulemus. Ja natuke võib-olla Power Stitchil saime siis seda ikkagi vanat Rovanperat näha, kes no, siis seda ikkagi... saime täiega lõpuks ometi selline rõva. Et ikkagi tuli ja näitas teistele niimoodi, et siin taga tulesi ja nagu tema väljend on full send ja et ühesõnaga see kõik oli tagasi ja seda oli jube hea näha lihtsalt. No ta ise ütles ka, et läbi nädalavahetuse sõitis viimasel piiril, et nüüd on see küsimus, et siin on tulemas näiteks Paraguay ralli, et kas see kiirus on nüüd olemas või on lihtsalt, eks see teab neid teid pimesi, see Kalle Rovanpera, et kas see kiirus oli nüüd ainult siin või on ikkagi nüüd Kalle, või ma küsin niipidi, kas sinu jaoks on nüüd Kalle Rovanpera MM-sarja üldsoosik, ta on 3 punkti Evansist taga ja edestab meil Tänakut 10. Esiteks, ma alustan sellest, et Evansi jaoks on ikkagi olukord traagiliseks muutunud, et kaua ta seda tiitlit jahtid on, et nüüd tundus nii lähedal, see tundus juba poole hooaja pealt, et nüüd ongi tehtud, et lihtsalt tuleb koju ära jõuda selle autoga aasta lõpus ja lihtsalt see karikas vastu võtta, aga ei, siin on mehi tuleb juurde ja juurde aina, kes tahavad seda. Aga Kalle koha pealt tegelikult ju kui me mõtleme, mis on see nii-öelda probleem tal olnud, siis mida ta on meile rääkinud, on see,
ei ole saanud Hankook rehvidega esiteks nii-öelda sõidustiili mõttes sina peale, ehk see sõidustiil on täiesti teine, mida tahaks saada Hankooki rehv. No kui siin võeti võit ära, siis on teada see sõidustiil. Et asi pole kunagi tema sõnutsi vähemalt olnud endas või tehnikas, vaid lihtsalt mingis konkreetses sõidustiilis, millele ta pole väga pihta saanud. No seda arvestades ju peaks see tempo olema ka järgmisel rallil olemas. Aga no mine tea, et võib-olla see on lihtsalt siin udu jutt vaata olnud, et tuleb uus ralli ja kõik hakkab jätkub panaviisi, aga no ma ei oska, tänase pealt tahaks öelda, et see hoog on olemas. Ja midagi leiti ja midagi tehti. Ja kusjuures isegi pärast testida tegelikult ütles, et kuule, et meil on võib-olla midagi. Jaa, et kaks siis Lõuna-Euroopa või Lõuna-Ameerika rallit ootavad ees. Aga no mis on Kalle puhul lõppasjana võib-olla, et no oli, kui veel reedel oli ja laupäeva hommikul oli võib-olla selline viril olemine, siis tegelikult kuskil seal laupäeva lõunast alati tuli selline muie näole ja tundus, et kõik on hästi. Igas 5+, ega maksimaalsed punktid, siis ei saa ju ei saa kuskilt otsast norida. Punktide poolest ralli teine mees, koha poolest ralli teine mees, Takamoto Katsuta jättis siis selja taha nii Sebastian Ogier kui ka Elfin Evansi, mis on juba saavutus ja selles mõttes lihtsalt mitte jätnud või punktikatsel teine koht. Edestas seal kõiki konkurent pühapäeva arvestuses 3. koht. No selles mõttes ma siin ei ole isegi kuskil nagu kui tahaks norida ei ole, et selles mõttes, et see on ju tõenäoliselt Katsuta karjääri, ma ütleks võib-olla parim ralli kui selline, et 0 lapsu ja oli nagu kiire, et ei olnud, et me need Katsuta, need poodiumi juhad pahatihti on see ala geenias, et 15 autot katkestab ja siis 4 vaab finississe üldse Katsuta, siin laias lastus Hyundai tutvusid eest ära, ta jättis nagu võitluses, tiimikaaslased, et selja taha, no täitsa müstik ja mõnes mõttes minu jaoks. Ja, nõus, igati nõus, et see oli tõenäoliselt võib-olla tõesti, nagu sa ütlesid, üks karjääri parimaid rallisi. Ja nüüd ma siis saan kiitma hakata teda, sest siiamaani ma ei ole julgenud teda kiita, sest ta iga kord ikkagi... Raudse mingi ülesõidul tõmba mingi autoribadeks jõua kohale, midagi juhtub veel. Et Katsutaga nii on, et see, et tal kiirust on, see pole kahtlus. See, et ta suudaks sõita ka rallivõidu peale või poodiumi peale, see ei ole ka me teame seda, me oleme näinud seda, aga lihtsalt ta ei suuda seda ära vormistada kogu rallit. Ja nüüd sellise pauguga Soomes imeline, võib-olla on asi selles, et ma kuulsin, et ta kolis Soomest ära ja nüüd on nagu, nüüd siis kuidagi ma ei tea, tuli välja hästi. Ma ei tea, ühesõnaga, mega hea töö. Ja isegi kui me vaatame Kalle Rovanperele kaotus, siis ei ole midagi katastroofilist. 39,2 sekundit sõita Kalle Rovanpere vastu, kes ikkagi domineeris seda rallit, siis on minu meelest täiesti hea. Jah, see on 5+, ma arvan, Katsuta enam paremini ei saaks. Ja muidu võiks öelda, et plussi ei anna, aga Katsuta puhul nüüd tuleb see koefitsient juurde lisada, et kellele sa annad hinnet, et kui sa ka koolis käisid ilmselt, siis vaadati, et muidu panes 2, aga sulle paneme 3. Andekas ees. Ja et Katsuta saab ka plussida sellepärast, et ta on Katsuta. Ogiel juhtus siis selline asi, et ralli 3. Suutis Evantsi hoida selja taga, aga Katsuta päris kätte ei saanud, sinna 5 sekundit jäi. Pühapäeva arvestuses teine, aga punktikatsel 3. Ma arvan, et Ogier nagu tuli sinna finississe, punktikatsel finissis jutt oli selline, et ta oli kindel, et võib-olla võtab isegi ära, et sain tänaseks seade paika ja päris hullumeelne ralli ja kõik hästi. Ja siis millest nad hakkasid telefoniga vaatama, seda vaatasid Katsuta ja mis perset vaata, see nüüd tuli. Aga Ogier ütles, et 2 asja, või 3 asja, mis viimasest päevast jäid, ütles, et seaded sai masinal paika alles pühapäevaks. Teiseks, et terve ralli sõitis suht viimasel piiril. Ja 3. mis kõige peamine, et ta ütles, et te näete mind peaaegu uuesti. Ehk see, mis siin Jaan kirjutas, ei olnud seekord välja mõeldus, mitte et tal tavaliselt oleks, vaid tõesti, et Ogier tuleb siin MM-sarja tiitli eest heitlema. Tal on siis MM-sarja kokkuvõttes 163 punkti, ehk Evans 176, Rovanper 173, Ogier ja Tänak mõlemad 163. Ehk selline lähtekoht on täitsa olemas, et siin asju teha. Ja igal juhul. Hooaja lõpus ta peaks olla neid paar seda asfaldirallit ja kus ta peaks olema kohe eriti hea. No huvitav on Ogieri pool ja Soome ralli pool see, et tegelikult ta ei olnud nagu ta ütleski, seadet sai pühapäevaks paika ja ta ei olnud tegelikult ralli kordagi rahul.
nägime pigem sellist Sebastian Ogieri, keda me tavaliselt võib-olla ei näe isegi. Et liialt palju ta tegelikult ju ei kommenteeri oma auto seadeid ja kõike muud, et ta on pigem lihtsalt see, kes tuleb ja sõidab ja tegelikult ka näitab, on ju. Aga ei olnud ta ka oma poodiumi, kui ta eile oli poodiumi peal, siis ega ta ei olnud rahul sellega ja no ütleme tänast seisu vaadates, võib-olla põhjusega ei olnud rahul, et ikkagi ju siis oli midagi nii palju ebamugavat, et täna ta sai öelda, et täna oli auto hea ja sai sõita. Lõpptulemuse mõttes, nagu ka ma pean jälle, mulle meeldis ikkagi ühe kuulaja küsimus, kus ta ütles, et teise, kolmanda koha vahe on ikkagi suht tühine punktide mõttes, et väga vahet ei ole, et selles mõttes ma natuke nõustun, et hõbemedal võib-olla on ilusam kui pronks, aga punktide vahest on tõesti see minimaalne vahe, nii et Ogier peaks olema ikkagi oma ralliga väga rahul, sest no ta näiteks ka pühapäeva arvestuses tegelikult see punktikatsega ta ikkagi selle Evansilt võttis see punkti näppude vahelt ka, et siin tegelikult me jõuame see Tänaku juurde ka. Meil on esimesed 4 meest 13 punkti sees, see on täitsa ulme. Meil on, ma ei tea. Ma ei mäleta, millal viimati oli, tegelikult tõenäoliselt oli mõni aasta tagasi, aga praegu ei viska kuidagi ette, et aga see võitlus on tõesti väga lahe. Järgmine mees meil on siis kuulus Elfin Evans võib võtta väga mitmeti, lõpetas ralli 4. punktikatse, ütles, et tegi see lapsu punktikatselt siis 1 punkt, 5 koht, 1 punkt ja see aps tegelikult, kuna oli siin väga lühike pühapäev, siis ka Super Sunday arvestuses 4 koht 2 punkti ehk Elfin Evans teenis 15 punkti, et 7 vähem kui Ogier, 20 vähem kui Rovanpera, aga saas MM-sarja üldliider. Aga Ogierile kõigepealt punkte sa panid? Ogier ja Hinne. No pane siis. Mis ta hea, selline 4-. 4- lausa või? Ma oleks midagi paremat ikka andnud. No sa ei ütle väga hea ralli oli, sa Katsutale kaotsid. Ma ütlesin, et on okei ralli, et 4- on kuidagi rahuldava. Sa kaotsid Katsuta, sa said Katsutast vähem punkte sama autoga, 3+, 4-. Ma ei tea, okei. No ma paneme, ma ise paneks Sutsu parem, aga olgu, pole hullu. Aga Elfin Evans, selline Elfin Evansilik ralli tahaks öelda või? Jah, tal on... Viimasel kipub nagu olema nii, on ju. Et tegi nagu ära kõik, mis nagu tegema pidi, aga samas nagu... nagu ei olnud nagu midagi sellist, et mida oleks tahtnud vahepeal nagu näha mingit sähvatust. Ja okei, vaatame aega. Tegelikult on nagu 3 sekundit Ogierist maas ja 8,9 Katsutas teises kohas maas, et polegi nagu mingit kaotus sisuliselt, on ju. Aga punkte selle kandis kõvasti ära. Evatsi kohad viimasel 5 rallil, 6, 4, 4, 6, 4. Jah, täpselt. Ta viimane poodium oligi seal Kanaaridel, kus Hyundai'd ei sõitnud, ehk seal oli üsna keeruline mitte poodiumile jõuda. Ja siis me, ja ta siiamaani laseb liudu mõnes mõttes selle Rootsi ja Reini võidu pealt. Et see päris huvitav, päris pöörane hooed, et aga samas vaata, kui saab hoo üles, siis mine sa teada. Ma ei tea, kus see hoo üles saamine peaks muidugi juhtuma. Selles mõttes oleks nagu ikkagi, ma saan aru, täiesti mõistan seda, et võtab Seifilt, tal ongi võib-olla Neville'i strateegia, eelmise aasta strateegia natukene. Aga ta ei pidanud startima esimesena. Ta sai oma teist stardipositsiooni, aga nagu sellest ei muutunud midagi. Tegelikult ütles ega sellest ei muutu midagi, aga nagu come on, siis ära hala, et esimesena on nii paha startida, kui Ott startis seila tagant ja ütles, et Otil on parem startida. Et lihtsalt tehtud ralli, ma ütleks Evansi poolt. Ja kindlad punktid ja kõik. Ega mingit emotsiooni ta rohkem ei pakkunud tegelikult sellelt rallilt. Ja Evans hirmsasti taas seal ühte õnnestumist, et ta natuke tuju tagasi saad, ta tundub ka olevat natuke selline, et ei tule. Ma arvan, ta ei taha, et ta teab ise ka, et ta on nagu parem sõitja kruusa peal kui need 4. ja 6. kohad, et kuidagi ei ole. Aga ma ei tea, 3+, eks ole, et selline rahuldav väikse plussiga, et 5. mees isand Sami Pajari. Isand. Loomulikult Sami Pajari siis oli meil ralli 5, kaotas seal parematele 1.20 punkti, katsel oli 6 ja pühapäeva arvestuses oli ka 6, ehk sealt siis 0+0. Ehk siis kokkuvõttes 10 punkti, 10 + 0 + 0. Igatepidi rallil paremsed 5 mees, kui me jätame need Hyundai'de hädad kõrvale.
aga see ralli 5 mees tähendab, et ta paremalt 5 Toyota mees. Ma ütleks, et see vahe, mina vaataks seda vahe eelkõige Ratsutaga ja Ratsuta, no ükskõik, Ratsuta oli igal pool selgelt parem, ta oli, mis on nagu selles mõttes võib-olla kahtlane. Et siin ei saa öelda, et see võõrad teed ja õpin ja olen, et see õppimine, et ma mingitel rallidel annan andeks, et sõidan esimest korda ja õpin. Siin on käidud. Aga see Soome rallisid jah, et Soome teid nagu peaks teadma küll, et selles mõttes seal on raha otsaga ralli. Et no viisikvõidu rindlustas jõudis kohale, et sellest nagu midagigi aga. Ma olen nõus, et enne rallit vaata tegelikult sai ka sellest rääkida natukene, et Sami Pajari ülesanne tegelikult, kuna talle anti roheline tuli, talle öelda, et tee ja pane, no läheb tuks, siis läheb, näitab kiirust sisuliselt. Aga ta näitas lihtsalt stabiilsust, mida ta ei ole ka vist väga palju näidanud. Sel hooajal ei ole näidanud kiirust ega stabiilsust. Nüüd ta siis vähemalt näitas mingit stabiilsust, ma ütleks, aga kiiruse mõttes no tegi paar väikest säfakat, mingid head katsejad tulid, aga sellega asi piirdus, sest tegelikult ikkagi rallil, kus ta ei saa öelda, et ta tõesti, nagu sa ütlesid, ta ei saa öelda, et ta on esimest korda, ta peab õppima, ta on sõitnud seal, ta teab neid teid, see on koduralli, kõik muu jutud kokku, siis selles mõttes see ikkagi on, peab tõdema, see on kehva tulemus. See ainus asi, mis oli positiivne, on need sähvatused, et kui see parem, Rovanpera võitis 10 kiiruskatset, siis parem seal teine mees oli Pajari 3-ga ja ülejäänud võitsid, peaaegu kõik mehed said põhimõtteliselt ühe katsevõidu, kes ei sõitnud Fordidega. Aga ma üritan just panna sellesse perspektiivi, et praegu sul on nagu päriselt, sul on Oliver Solberg, kellega tegelikult sa tõenäoliselt pead hakkama võitlema koha nimel meeskonnas. No me eeldame, ja siis sa oled kodurallis, põhimõtteliselt ainuke ralli veel, kus sa suudad teha mingit tulemust, midagi näidata. No okei, need katsevõid tõesti, need pääsita selles mõttes, et ma ei saa nagu täitsa öelda, et nüüd paha ralli oli, et see oli okei ralli. Aga selle pealt nagu kahjuks jäi kahvatuks ikkagi see asi ja üldse mitte paha pärast, aga lihtsalt ma nagu üritan tuua ikkagi perspektiivi seda, et seal on nagu teisi mehi veel, kes tahavad siin autosse istuda. Ja seda vaadates, et praegu me saame öelda, et 5. koht on Pajari puhul täielik lagi. Siit edasi ta puhta sõiduga ei ole võimeline tõusma tegelikult, sest see oli praegu ralli, kus ta oleks pidanud tegema oma parimat sõitu. No, oleks kõik sõitnud nii, nagu oleks kõik ilma refi muredeta, asjadeta ja trahvideta lõpuni tulnud, siis ta oleks olnud 8. No, täpselt. Aga see on ju, tegelikult on see kohutav ju. Jah. Et mis ta parim, et jättes Keenia kõrvale, Keenia on selline alati tärniga, siis kohad on Rootsis 7, Portugalis 7, Itaalias 7, Eestis 7 ja nüüd, kuna 3 Hyundai'd kukkus eest ära, siis Elargu oli 5, aga noh, ma ütlen, et see... Ma saan aru sellest noor sõita ja kõik jutud, aga ütleme, seal on see vahe nüüd, et kui me võtame Fordi poistega näiteks võrdleme, siis ikkagi Pajaril on MM-rallid, ta teab neid rallis ja kui me võtame kogemuse mõttes, tõenäoliselt, ma ei tea, Sesksil pole üldse mingit kogemust, selle temast pole mõttes üldse rääkida, aga McCurlin ja Munster, nende meestega vahe, nagu kogemuse vahe, testikilomeetrite vahe, kõik see kokku pannes on Pajari nii suures eelisest tegelikult nende teiste noortega. Et selle pealt siin peaks olema tegelikult midagi rohkemat. Eriti arvestades, et tegelikult ta seal eelmine aasta ralli 2, tegelikult ta sõitis võidu Solbergiga. Ja nüüd on tunne, et ei suuda. Aga ma ei tea, 3 panen mingi rahuldav ikka. Ja ei, selles mõttes ju tulemus on olemas, katsevõid on olemas, 3 on ikka väärt, aga lihtsalt ma räägin, et see ootus oli suurem, mis ta tegelikult ära tõi. Et ei saa öelda tegelikult, ma elu sees ei saa öelda, et see oli halb ralli tal, et okei oli, täitsa okei. Jah, aga mitte hea, oli rahuldav. Ootasime rohkem. Ja ma jäin jootama, ma ei tea, millal see on õudne. Nüüd rallil 6 punktikatsel 4 pühapäeva arvestuses 5 ehk siis kokku 11 punkti rallilt, aga tema, olgem ausad, kuni läks ref, selle ajani oli rallil teine. Ja tegelikult vahe, ütleme, poole ralli peal oli, ühel hetkel oli see vahe Rovanperale alla 10 sekundi, ehk tegelikult oli nagu näidatud kiiruse poolest, julgeks öelda võib-olla isegi rallil teine mees mingitel hetkedel või aga
no ütleme, Rage see õnn, mis eelmisel aastal oli, see vist tuleb ebaõnnane tagasi, et ta ise ütleb ka õudusunenägu on see sõna, mida ta kasutas. Ja noh, nii on. Ja no refi purunemisega vaatasin just kaotas circa mingi 1,5 minutit. Ehk tegelikult ta olekski seal Rovanpere selja taga kuskil võidelnud. Ehk ma tahaks ikkagi öelda, et Neville tegi väga head rallit. Eriti Neville'i kohta, kes tegelikult viimastel aastatel on kiiretel rallidel hea. Aga see, kus ta tuleb, on ikkagi täiesti teine maailm, on ju, nii-öelda kodurallide mõttes, pinnase mõttes ja see kasv lihtsalt, mis on tegelikult viimastel aastatel olnud, et ikkagi vanamees suudab ka õppida ja seda on nagu ülihea näha ja see, et ta on ikkagi jätkuvalt oli ka see aasta täiesti tempos mees. Et mina ütleks, et see ralli oli väga hea ja tuua ikkagi refi purunemisega Soomes ära 6. koht midagi ilusat ei ole, aga selles mõttes oli hea ralli, noh. Jah, et oli vist vahe 15. kiiruskatse järel. See tähendab, et 3 rallit oli sõidetud, et lõpuni oli päris vähe veel minna, sest ta oli Rovanperest maasest 15 sekundit ja ta edestas Ogier 20 ja Evansi 20. Väga hea, noh. Et ta tegi tegelikult, tal on see kiirus olemas. Aga aastad pole vennad, tegelikult on ennast kahju rääda, natukene, no selles mõttes, et ta parim koht sel loel on 3. Ja ala parim tulemus on Eesti 3. koht, siis on tegelikult on appu. Ei, on appu loomulikult, aga nagu sa ütlesid, et aastad pole vennad ja eks see aasta hakkas kohe natukene sellise, ei taha öelda, et võeti kuidagi lõdvemalt, aga tõenäoliselt selline mentaalne pool oli võib-olla, et tehtud on, vaata, tiitele lõpuks käes, et nüüd me saame võib-olla korraks pingevabalt olla, et alustada hooaega pingevabalt. Me ei pea võib-olla iga punkti eest lõputult võitlema, nagu ta võitles siin, lükkas autot, ma ei tea, mida iganes tegi. Et võib-olla see väike pingelangus tähendaski seda, et seal lasti natuke minna ja mitte üldse nagu teadlikult, aga see on fine. Ei üldse ei ütle, et seal mingid nüüd jube traagika läks, aga mina ütleks, et tema tegi ikkagi hindale ma ei tea. Oma tööd. Ei, me peame arvestama, et tal oli võimalik pühapäeval asju teha. Ta stardikoht ei olnud nii kehv ja aga pühapäeval maksimaalsest 10 punktist võttis, eks ole, võttis 3. Ja tema ülesanne oli röövida punkte, eks ole, Evansilt, Ogielt, Rovanperalt, seda ta liialt ei suutnud, et ta jäi enamasti nende meeste selja taha. Me ütleme pühapäevane päev, siis selles mõttes nõustun, et võtame natuke punkte maha, aga ma ei tahaks ikkagi alla 4 anda. Ei, 4 läheb ikka, et see treffid purunesid. See pole tema probleem sisuliselt. Järgmine mees rallil Joshua McErlen lõpetas siis 7. kohal, parim Ford, mis on alati Forde me peame vaatama eraldi seisvalt. Aga nii on. No selles mõttes, et see mees 6 punkti, 6+0+0, et nii on, tore. Tehtud, tore jah, tehtud. No mida jah, vaata, ma ütlen ausalt, ega nendega on keeruline kommenteerida, ma tegelikult eile ütlesin ka oma arvamuse selle üldse satsi kohta, tegelikult on tublid poisid, välja arvatud Munster. Munster ei ole väga tubli. No McErlen on sel hooajal, kui mu arvutused ei peta, on võtnud, tal on roos 20 punkti. Nendest 6 tulid nüüd siit, et ta tegi sisuliselt oma hooaja parima ralli. Et selles mõttes ausas võitluses jättis ka, Sesks oli võib-olla kiirem, aga suutis just jamasid vältida, head interkad ja ma ütleks, et tema on küll tegi nagu hea ralli enda kohta. Ja ei, ma olen nõus, et kui üldse tegelikult nagu Josh on minu meelest kõige rohkem mind üllatanud see aasta. Sellest, et kus ta oli Montes, nagu see oli õudusunenägu, mis see Monte tempo oli, aga me teame ka Monte ralli, ja see, kus ta tegelikult iga ralli on kasvanud, minu meelest on see nagu ülilahe, sest ka võtame Shakedowni, mis aja ta Shakedowni oli sõitis, ta oli 3. aeg. Et see, nagu see areng on olnud nii tugev tal, et mis ma ütlen, ma tahaks ikkagi näha neid mehi ralli 2-ga ka korraks tagasi ja siis tulge uuesti ralli 1, et ma ei kanna neid üldse maha, minu meelest on nad kõik tublid poisid, välja arvatud juba Munster jälle. Et nad on kindlasti väärt
seda kohta, et sõita ralli ühes, aga see võtab aega, see vajab natuke ikkagi korraks minu meelest seda step back, et me oleme näinud, kui hästi see mõjub sõitjatele. Võtta see kogemus aeglasema autoga, saab ta mentaalselt mingid asjad jälle korda ja tulla tagasi ja siis teha midagi suuremat. Et selle jaoks on minu meelest see McCurlin ja Sesks mõlemad võimelised, Munster jätkuvalt ma ei ole kindel. Ma lihtsalt küsin huvi pärast, kas sa seda Red Bulli seda asja nägid, kus Anti McCurlin tegi selline mingi 3 kilomeetri kitsastel teedel või 3-minutiline kitsastel teedel uhamine oli selline kuskil heinapallide vahelt ja puude vahelt. Et siis McCurlin lasi 1 ringi ja siis Anti Lawsonile, et 5 rindi testiks ja siis official aeg ja Lawson siis sisuliselt, mis see vahe on, 0, päris lähedale sõitis. See mingi vahe oli lõpuks sisuliselt, ütleme, identse aja sõitis välja. 0,05 võib-olla ei alla. Üks sõitis 1 ringi, teine 6 on ju, vahet ei ole. Ma tahtsin öelda, piinlik ei ole, et see, ma just saatsin seda mõtlesin, kurat, üks on professionaalne rallisõita, teine vormilimees ja kurat, see vormilimees põhimõtteliselt annab kätte ja natuke proovib, on sama kiire. Ma ei tea, seal, ilmselgelt, kui sa sõidad, oled mis ükskõik mingi autospordiga seotud, siis sa tõenäoliselt suudad sõita. Kiirustega ta on harjunud, see ei ole nagu, et see Rally 1 auto nüüd kiire või midagi, et see ei ole Lawsonil mingi uudis, ta on kiire autoga sõitnud. Aga võib-olla seal ikkagi loeb see, kui hästi rajale pihta sai ja tegelikult iga ringiga sa saadki selle, et ma arvan, kui mina oleks saanud seal teha 10 ringi, 15 ringi, siis ma oleks ka selle McCurlini aja seal üle sõitnud, et see oli ilmselt, kuna temal oli see esimene ring, siis sealt see vahe tuli. No jah, kuhu me pooleli jäime. McCurlin 4 ära, see mõttes tooja parima ralli, et Sesks, võtame selle 2 minutit selle tuuleklaas, mis seal oli, et just ju võtad selle maha, siis pole hullu, et võib-olla Seskil olid ka nagu omad hetked, et punkti katsel ka, et oli McCurlinist kiirem ikkagi, lõppkokkuvõttes 8. koht. Tehtud. Aga mis ta kommentaar lõpus oli, sa kuulasid? Ta ütles, et ta läks selle Soome, et vaikselt hakkab teedele pihta saama. No see ongi see probleem, aga milleks kulutada seda 300–400 000 eurot, kui see võiks teedele pihta saada ta see leidis rütmi ja hakkas aru saama, ta tahab järgmine aasta tagasi olla, oli tema see lõpp ralli kokkuvõte. Ja, aga sellega tal ju ongi kalender nüüd tõenäoliselt läbi, kui juurde midagi leita, et seal oli mingi küsimärgiga oli kuskil midagi veel. No siin on Lõuna-Euroopa, Lõuna-Ameerika vaevalt, Jaapan, Saudi ka tundub kahtlaselt. Saudi äkki oligi? No Saudid võib-olla maksavad ise. Ei, ma mõtlen, tal on mingid connectionid võib-olla kuskil, vaata, et sa ei ole siin mingi kirjutanud šeikidele, et tere, et ma Roland Pomm tahaks ka sõita. ma ei ole kirjutanud. Tahaks sudartädit endale. Ta peaks ette võtta, sinu selline tegus mees, vaata, võtta ette ja äkki seal on. Davai, ma lähen koju, siis ma guugeldan šeikide e-mail listi, et äkki saan. Davai, ma teen ära. Ühesõnaga, ega Sesksiga on lugu lihtne, tehti suur samm, aga samas ma olen nagu nõus. See oli õige samm selle eelmise aasta momentumi pealt tulla ja panna ralli 1-ga edasi, see oli ainuõige samm, mida teha. Sest never know, mis juhtub, sa ei tea, mis su tempo on, aga ütleme, kuidas seda kokku võtta tema seda siis hooaega selle ralli 1-ga, et raske oli ja pettumust valmistav, sellepärast, et eelmine aasta oli lihtsalt nii hea. Eks me näe, mis saab. Soome ralli, ma ütlen, et see oli lihtsalt ära tehtud ralli, et hindeks lihtsalt saab anda rahuldava hinde, et jälle, kuna ta sõitis seal junior WRC-ga 2019 viimati, siis ta ei tea nendest teedest mitte kottigi ja tal pole legendi, tal pole mitte midagi seal, ta tuli täitsa nullist peale ja jälle, siis on see ongi see ralli kogemuste spordiala, sul on vaja seda legendi seal ees, et sõita kellega võidu, sa ei saa sinna tulla lihtsalt nagu tühja koha pealt. Need on nii nõudlikud katsed, üldse igal rallil. See ei käi niimoodi, et selles mõttes ma mõistan, et see oli, tundub, et sai kalendriga, aga see on nagu selles mõttes on arusaadavalt, miks see tuleb ja kus see tuleb, et ma ei tea, 3 ikka teenib ära, et auto on lõpus 3+ võib-olla isegi või? Ma ei tea. Sina ütled, Redouard Munster 9. Ja temal siis kaotust. Mis on peamine, oli jälle kõige kehvem Ford, rõhk oli sõnal jälle. Ja. Juhtus Eestis, juhtus nüüd ja
Soomes, et ühe korra juhtub pole hullu, aga kui see nüüd on selline järjepidev asi, siis on nagu, ma ei tea, murekoht ikkagi. No eks ikkagi jah, et indeks ma arvan selge 2 ja ei viitsi. Ma ütlen, Munster vahepeal mulle nagu sümpatiseeris, tundus, et ta tahab, ta proovib. Need olid vist umbes 1-2 rallit see aasta ja siis kuidagi see vajub ära ja ta enda kommentaarid ja kõik on selline, et nagu tahaks, et see päev läbi saaks juba ja ma ei tea, tahaks, et see ralli läbi saaks ja minu arust on see nagu nii pikalt kestud, et ja miks ma nagu McKerlani kiidan just palju on see, et sa näed seda arengut kogu aeg, mis ma ütlesin, aga Munsteri puhul ma ei näe seda arengut ja ta lihtsalt nagu on Greensmithiga, võib-olla lõppu Greensmithiga sarnane, et kohati Greensmith näitas arengut ja siis kuidagi see jäi pidurdus ja jäigi sinna, et tundub, et Munsteri puhul ka see on kuidagi täitsa kuskil. Jah. Lihtsalt on. Ott Tänak, väga keeruline öelda, Ott Tänakul siis läks nii, et ralli 10. koht võttis kõik need rallikahed ära ja Fourmeau keeras seal põhimõtteliselt finišeel, keeras auto tee kõrvale ja katkestas, millega Tänak tõusis 10. Aga no et seal oli Ouni Pohja esimese läbimisega oli selge, et sealt esimesena startides nagu pühapäevaseid punkte nagu ei ole võimalik teenida. Äkki siis punktikatselt või midagi, aga seal läks Tänakul rehv lendas välja pealt maha ja siis päris selline ärevalt lendas kiires kurvis autoristi, libises seal pikalt, et seal oleks võinud lõppeda asi väga halvasti, aga lõppes selles plaanis hästi, et sai tarvutas auto tee peale tagasi ja tuli sealt finišisse kohale, aga see tähendab, et 1+0+0. Jah. ma ei oskagi seda, võib-olla keeruline, et seda, see on täpselt see, et seniks kui nii pole näinud seda, mis seal rehvi kontrollis juhtus, see võib-olla hinnet raske panna, et kui oli Tänaku enda aps, siis ta rikkus ise oma ralli ära, kui oli selline, et tõesti see rehvi kontrollija tõesti tegi vale liigutuse ja Tänak oli selles mõttes ohver, siis on raske midagi ette heita, et nii kaua kuni seda videopilti meile näidatud ei ole, siis ei oskagi seisusugu kohta võtta, olgem ausad. Jah, täpselt. Ma olen 100% nõus suga, et ei tahakski siin hinnet panna. Siin ei saa panna? Ei saa, sest ühelt poolt tahaks panna selles võitluses, mida ta ikkagi üritas pidada mingi mõistliku hindaga, aga tulemuse mõttes seda teha ei saa ja miks seda teha ei saa, kõik teavad ja sa just rääkisid ka, et jätame seal hinde panemata, et ütleme, et jätame selle ralli minevikku ja üritame selle ära unustada, sest see oli paha. Aga võimalused on ikkagi veel lahtised kõik, et rallis on veel sõita, kõik on laual ja ütleme nii, et stardipositsiooni mõttes nüüd on ikkagi eelis olemas. Jah. Fourmeau oli siis rallil 3. võitles kuni 15. või 16. kiiruskatseni, siis tal juhtus see, et temalgi läks rehv 2 minutit, kus Toyota taha, sealt polnud enam midagi teha, aga on ju pühapäev loomulikult, pühapäeval esimesel läbimisel tuli 5. ajaga läbi ja tundus, et läheb panema, aga pani siis nii, et temalgi läks rehv ja ta finišis ei tuld, ametlikku põhjust veel ei tea, sellepärast, et pole ju me teeme seda saadet nii kohe siin otsa, et veel ei ole öeldud, aga natuke see maik jääb, et andis selle 1 punkti Tänakule. Et see mõttes, et OR-kokkuvõttes tootjate arvestuses seis on juba selline, et see vahe on üüratu, et seal on vahe on Toyota 458, Hyundai 371, aga seal tuleb arvestada seda, et seal alati saab suuri punkte, et see vahe 70 on hoopis teine asi kui sõitjate arvestuses 70, eks ole. Et siis selles plaanis ainus inimene, kes saab mingi edu tuua Hyundai'le on Tänak, ma pigem ütleks kiidaks seda otsust, kui see otsus tehti. Aga see pidi olema siis ju Fourmeau otsus, sest kui tal läks rehv, siis ta tõenäoliselt sõitis pühapäeva punktide peale, aga sellel hetkel, kui rehv läks, siis kas see siis pidi olema tema isiklik otsus? Ma ei kujuta ette, mis seal peas oli. Ühesõnaga, kui see nii oli, siis müts maha. Jah, et ta loovutas enda, mis ta siis on, enda 6 punkti, mis ta oleks üldarvestuses saanud. Aga Fourmeau, tegelikult kiidame, nii kaua kuni sõita sai, oli kiire. Et selles mõttes, et ta ikkagi jättis kuni rehvi minekuni jättis, olid kõik need samad Ožeed, Evansid, keda me siin nüüd kiidame, olid selja taga. Ja ma ütlen, selline, ka rets ebaõnne sõdur, et neid katkestamisi on siin nagu
ikka oma jadu, et laias laastus ongi sooed, et 1, 2, 3, 4, 5 korral ei ole nüüd tulemust kirja saanud ja siis 4 korral on olnud kohe, tegelikult on olnud okei. Samas ta on nagu alati, ta ei ole nagu pettumust valmistanud, selles mõttes, et tal on vaata, tempo on kogu aeg olemas. Et mõni üksik ralli, kus tempot nagu pole olnud, aga üldiselt on see, et siit on nende tulemustega, aga ta on kuidagi olemas kogu aeg olnud kiiruslikult. Et see on nagu ülipositiivne. Ja sisuliselt ega ka siin eelmine aasta oli poodium ja läks ka see aasta seda järgi tegema. Kusjuures mina olin nagu üllatunud selles kiiruses, et ma ei arvanud, et ta suudab ikkagi puhta sõiduga, ilma et kõik mehed rajal on poodiumi peale sõita, aga need suutis. Ja üks asi veel, et enne kui me Linde ei tagama, ma lihtsalt praegu viskas pähe, et kui vähe on ikkagi katkestajaid. Kui uskumatu. Soome on ikkagi teada tuntud olnud alati selles, et kuskil need kohad on, mis püüavad kinni ja pannakse, aga ei midagi. Ja alates Rally Estoniast, nagu sa vist eile ütlesid ka, et mehed püsivad teel, kiired rallid, et see on küll, ma ütlen, viimaste aastatega nagu asi, mis on muutunud. Kas see eeltöö on lihtsalt nii tugev võib-olla siis, et... Tundub, et need autod on ka nagu, et hübriid enam ei juterda ja kuidagi autod on ka kuidagi peavad vastu, mis on selline päris mõnes mõttes harjumatu, et ühtegi jama ei ole. Ja selline see ring peale saigi Rally 1, et Formule mingi 4 miinus selles mõttes, mina ei tea, ta ei olnud tema süü, et ei tulnud. Kiiruse mõttes anname selle, ma olen nõus, kiirust oli, aga jah, tulemust ei olnud. Ja Formosi sooja rottuvõttes on meil 7, et Takamoto Tatsuta läks temast mööda. Aga ma ütlen, et Formo pool täpselt see, et ta nagu just kui sa tunned, et ta on selles, et ta ei ole selles, ma rasutasin majavalitsuse pundis, et tunned, et tegelikult on selles eliidis juba, et ta nagu, ei ole nagu väga tehvid mees kui Evans. Ja, et ta on sealt noorsõitjast välja kasvanud. Aga need tulemused lihtsalt ei tule mingi ühel ja teisel põhjusel järgi, et õudne. Aga WRC 2. See on see asi, mis on võib-olla meile isegi veel ägedam. Et Korhonen Latvala, las need olla, aga sina ütlesid eile, et Latvala võtab ära Korhoneni. Ütlesin, ma alahindasin vanameistrid ei ole kõvad. Et 1,1 sekundit ei puudu. Päris tuus. Kõva võid Korhonenilt ikka. Korhonen ütles sama, või mis Korhonen, Latval ütles sama, nagu see ütles, et hakkab vist vanaks jääma. Mingites punktikatse, mingites kohtades ei julge enam silmad kinni raasi vajutada põhja, et Korhonen äge, Latvala tore ja ta... Ja Virves suurepärane. Jah, Narud ütles, et võttis Korkende ralli nii, et tulemus positiivne, et soomlastele kaotamine pole häbiasi ja ta tahaksin olla neile ajaliselt natuke lähemal. Et küllap järgmine kord. Tänan meeskonda masina eest, et kõik oli hea väljartud sõitja. Mulle meeldib see enesekriitika, enesekriitika on edasiviiv jõud. Lõpuks, eks ole vahe seal... oligi, ikkagi üle 40 sekundi oli seal parematele, aga samas selja taga erareili teine ei ohustanud, et muu maailma parim. Jaa, aga selles mõttes tegelikult see ongi see, kus see hakkab tiksuma, võta Power Stage 12,9 Oliver Solbergile kaotus. Kui ta oleks tihedas võitluses sees, siis ta oleks siin katsel juba 10 sekki kiirem olnud, põhimõtteliselt, et see 43 on nagu jälle, kui me peame siin kõik koefitsiendiga arvestama ka seda, sest kui sul pole ikka ees ja pole ka taga midagi teha, siis tahes tahtmata see tempo on natuke teine kui võitlustempo. Aga ülitubli sellepärast, et meeskonnakaaslane selja taga, nagu eile sai mainitud, 2 Toyotat on ees, me ei tea, siin on kindlasti ka ikkagi Toyota Soome teedel üles ehitatud, küll ta ikka võiks olla grammi võrra parem ka siis Škodast, aga 2 poodiumit järjest, see on uskumatult hea tulemus, et mul on mega hea meel Robert üle, et see töö, mida nad teevad koos oma meeskonnaga ja kõik jutud seal, vennad, värgid, särgid, ma kujutan ette, et kogu pere seal kuidagi aitamas on, et tulla ja teha sellist asja on ikka väga kõva. Ja 5 miinus, eks ma nagu ta ise ütles, et mina, et võib-olla vahe võinud olla väiksem nõus. Ja. Ta ise selle asja ütles ära, ma ütlen ka, et siin ei ole ju midagi kurta. Ja siis lähme edasi, siis on Andreasen, Lindholm ja Yamamoto ja siis tuleb Roomet Jürgenson. Jürgenson, ütlen, et päris selline tip-top, et ta oli
laias laastus koduajad sõitis sinna 7.-8. roha aedu suuresti. Vaatan WRC2, sest sa vaatasid praegu WRC2 ehk siis 7 oli, et tal oli siis 5. koht ju tegelikult kõigest palju ta on, 8 sekundi kaugusel. Jah, ehk siis Lindholm. 8 sekundit. Ja. Ta sõidab Fordiga. Jah. Et ta tegi ikka väga hea töö. Äkki on Ford üli hea, ma ei tea. Võib-olla Ford kõige parem auto seal. Võib-olla me ei tea. Võtta selle pärast läheb seda võrdlust aja, tahaks teada. Tahaks küll, et selles mõttes on päris nagu... Äkki oleks siin see Lube olnud, äkki oleks Lube mingi minutiga võitnud teist kohta. Ei saa välistada. Et peame kiitma ka Roometit, sest no ka vähe kogemust ikka. Polegi põhimõtteliselt sisuliselt kogemust MM-rallidelt on ja Soomes ka minimaalne kogemus, et selles mõttes ta on ikka nagu välja teeninud selle sõidu, mida ta siin teeb ja selle koha, kus ta on. Tubli. Hindeks. Mis me anname? 4+. No sobib. 4+ on marv väga hea hinne. Et tal on siis WRC2 arvestuses, et siin kellel see Triasinil seal punktiralli, et siis on kohad 5-5-6. Viimasel 3 rallit. See on stabiilsus. Et nüüd stabiilsusele ühel hetkel, kas siis ma eeldan, tuleb see kiirus ka... Ma arvan küll, et kui saaks sõita Škodaga. Jah. No mis Škodaga, jah. Linnamäe lõhtus eile masin ära. Ma ei tea, kas nägid pilti, seal ei olnud midagi ja autod tänaseks korda, ma ei tea, ei tehtud, ei jõutud, ei saadud ehk Linnamäe täna võidu ei sõitnud. Jah. Ega liiga palju polegi kommenteerida, see võidusõit eile vist või üleeile sai ka sellest korra rääkida, et lahe võidusõit, aga tahaks, et jõuaks ka lõpuni ja siis kahjuks ta nii lõppes, et Virves, nagu ma mitu korda maininud, Virvese puhul oli see hoog arvatav, Linnamäe puhul nii väga mitte, aga eks Georgil on see teada, et see kiirus on kogu aeg olemas olnud, aga see stabiilsuse probleem on seal ikkagi ka siis kogu aeg kaasas käinud, et no kahju, et nii ta läks. 3. Ma olen päris 2, ei saa pannud 3. Nii kaua sõitis oli täitsa konkurents 3+. Õige. Ja nõdene, no tal läks Charles Rehv, et nii kaua tunni sõitis oli, mis ta seal oli ralli 3 seas oli kiiruse poolest, äkki oligi mingi 5, 6, 7 mees. Et umbes sinna ranti nad ajad läksid. See on muidugi hästi keeruline, et seal on neid noori mehi ja siis on neid vanemaid mehi ja neid ralli 3-sid olid väga erinevaid, et Mille Johanssonid ja Ali Türkanid ja mehed, keda tahaks juba näha, paljusid tahaks juba ralli 2 näha, olgem ausad, et seal, kes seal oli. Ville Vadanen. Ja. See on jälle see jama, et Renault Clio versus Ford, et seda teab, kui erinevad ma ei tea, no nad võiksid olla ikkagi suht sarnased, aga jah, et kui palju ta siis erineb, et tõenäoliselt nagu ma julgeks pakkuda, et nagu mitte liiga palju, et nii ta on. Aga hindeks katsevõit oli ka positiivselt SS2-lt. Ralli algas väga positiivselt, et tead, hinnet ei annagi, ma ütlen lihtsalt, et tubli oli, et näitas kiirust ja mingi stabiilsust, et see 2 rehvi purunemist jälle. Rehvi purunemine, et seda hindama ei hakka. Kuidas sulle pühapäev meeldis? Mina ütlesin, et võib-olla on totter, et tehakse üks korda ja on kõik. Samal ajal tänat ei jõudnud ära kiita. Ta eile õhtul ütles, et niimoodi peakski pühapäev olema. Päris huvitav, et hoopis teine vaade. Et selline peabki olema pühapäev. Lühike, konkreetne ja siin minust ralli lõpp ütles viimaseks lauseks ütles ka, et muidu nädalavahetus läks pekki ja see, aga vähemalt see pühapäev, et vähemalt kalendris üks õige pühapäev, nagu pühapäev olen peab, et ma ei tea miks, aga näiteks temale selline lähenemine meeldib. Aga võib-olla siis see ongi hea lähenemine, et ega me vaatasime lihtsalt sellest vaatepunktist, et kas see on neid punkte väärt, mida kõik ära jagatakse, aga kui sõita selle kohta nagu ei kommenteeri midagi, sõita võib-olla tahabki sellist kompaktset pühapäeva, tahaks juba koju ära minna, vaata tegelikult, et see suvasuht, et teeks asja ära ja läheks, et selles mõttes ma mõistan täitsa. Ja ainult see asi on, et on see katset ainult, siis üks asi veel, et selle ühe punktikatse tulemus, ta kuidagi nagu tuubeldab, et sul läheb see viimane ratsa läheb pekki, siis sul on ja sa selle võidad hästi palju või kaotad hästi palju selle ühe ratsaga. Ja, seda küll. Et nagu justkui on 5 punkti mängus, aga tegelikult laiastas on ikka 10. Et see on omamoodi, et aga
mina ei tea, ju on äge, et mina ei oskagi sellist seisukohta võtta, et no ütleme nii, et andsime võimaluse ja ega ei saa öelda, et see halb oleks olnud, et ma ütleks, et nagu ralli fännina seda oli hea ja lihtne jälgida seda pühapäeva, sest noh, ilmselgelt on kõigil tegemisi nädalavahetuse jooksul ja siis vähemalt see pühapäev oli nagu lihtne jälgida. Ja ei, ma ütlen, et seda okay. jah, et päris, no selles mõttes ma olen poolt, et vähemalt ei sõidata mingi metsikult pikalt, et selles mõttes on okei. Ralli ise paneme mingi, mina ei tea, see täna, kui asi saada rikkus varjutas seda tervet nädalavahetust, et ja siis Hyundai see saada, et sellised lollid asjad. Et kahju oli, sest lootust oli, kõik oli nagu hea ja siis ta läks. Et jääb natukene ikkagi jah, selline kahetisi emotsioone jääb. Samas on ka nagu positiivseid emotsioone. Minu meelest ikkagi väga positiivne kokkuvõttes on see, et Kalle Roompere leidis oma seda oleme kaua taga igatsenud. Ja ralli ise, no Soome ralli on ikka äge ralli. Et ja on see, kuidas need kõik vennad seda, ma ei tea, mis see Ouninpohe, mis see nii eriliseks teeb. Räägi mulle, mis teeb nii eriliseks? Ma ei ole Ouninpohe sellisel kujul sõitnud, ma olen sealt ainult mingi lõike sõitnud. Aga no see, kuidas need ikkagi see loodus seal üles-alla, nukid, hüpped, värgid, et see on ikka täitsa jabur tegelikult. See on kõik tulevad, et parim Kat Sever, täitsa ulme. Isegi mingi Ožee isegi kiidab, kes võib-olla selles eas enam ei tahaks sõita nii kiiresti rallist. Aga nii ta on, et MM-sarjas on öeldud, seis on selline Evans, Roompere, Ožee, Tänat. Sellises stardi järjekorras me siis lähme vastu sellisele asjale nagu Bueno Rally del Paraguay, mis algab siis 29. algab peale. Et neljapäeval Shakedown ja siis Eesti järgi sellised täitsa tip-top ajal, et võib-olla parim aeg isegi, parim rallit vaadata, et noh, okei, võib-olla see viimane rats jääb sinna 11 kanti ja noh, üleüldiselt selline, et tööpäeva lõpus saad või õhtupoolikul saad vaadata, et täitsa tip-top. Mis see, mida kujutab endast Rally del Paraguay? Ma ei tea. Kokku siis üldse pole aimunud 335 kilomeetrit truusaralli ja sellega väga teadmised, noh päris, noh ma ei ole ausalt öeldes seda väga süvenenud sinna, et pole nagu aeg olnud, aga kindlasti me teeme seda, vaatame üle täpsemalt katsed ja rallieelses neljapäevases saates juba siis saame täpsemalt üle käia, mis sees ootab, aga ma pean täiesti ausalt ütlema, ma pole üldse süvenenud sellesse rallisse. Ainus asi on see, et ma olen lugenud, et see on kalendris ja sellega asi piirdub hetkel. Põnev. Ja, kõik, minu meelest on ka see, et kõik, mis suust tuleb, on lahe sellepärast, et siis on kõik võrdse pulga peal. Me muidu räägime kogu aeg, et Aala Martin Seski, McCurlin on need, kellel pole legendi, pole videoid, pole mitte midagi ees, aga nüüd sisuliselt on kõik ikkagi nullist ja tegelikult saab olema päris lahe, näiteks McCurlin, kui me just rääkisime sellest arengust ja kõik jutud. Nüüd me saame ühe faktori sealt maha võtta, et me võib-olla näeme paremat kiirust sealt. Soome ralli keskmine kiirus oli palju? Ma pakun, et ma ei tea, mis see oli, aga ma pakun, et ta tuli ikkagi alla 130 või? 129,9. Võt see täppis töö Rooperat, et see peaks vist kõigi loogika järgi olema, kui siin mingit errorit ja arutustes selgelt läbi aedade kiirem ralli. Okay. Sest et kui ei ole mingit loogikat, siis minust eelmine oli Soome ralli 2016 ja siis oli tegelikult mingi 3 riltsa aedlasem keskmine. Et jõhtralt. Ja. Kuidas see nüüd nii läinud on? Võt ei tea. Põnev. Jah. Ja see Jounin Pohjera 142 ja sellised päris pöörased numbrid. Äge. No huvitav, mis see järgmine aasta on. Ma arvan, siin FIA ametnikud, et kuigi see... Ma arvan, et Soome puhul ei ole nagu hullu, et seal on, ütleme, Soomes mingi 133 ka katse peal keskmist panna, et ega keegi ei viitsi tulla kokku ja hakata arutama, et mis me selle katsega teeme. Et see on Soome, anna mandeks. Neid heinapalle ikka võib-olla natuke rohkem, et siin neid heinapalle siin... Ožeel ikka jupid taga, et need heinapallid ikka siin söövad neid massinaid. Aga ma ütlen äge, see võttes vahelduseks sellele, ma ütlen, et need Eesti ja Soome rallid ägedad seda neid rehvi, see neid Kreekat, kus sul kõik on ainult räägime rehvidest, et vahelduseks on midagi sellist ja tore, et kõik sõidavad. Absoluutselt, nõus, igati nõus.
ja enam muud ei olegi. Mul on enam Jaani vist teatri, Jaan siin, tal on nii mitu Eesti meest sealt ette võtta, et tal on ju vaja rääkida seal Virvesega ja Jürgensoniga ja Nõrgasega ja Tänaku videod juba tulid, et ärme hakka siis teda sel korral segama, et see on selle miinus, selle kohe siia otsa tegemise miinus. Jaa, aga meil ongi juba 50 minutit täis ka räägitud ja mina haigutasin juba. Ei tohi eetust haigutada. Mul on aeg hakata Rakvere poole tagasi sõitma. Jah. Et igatahes meeleolutusralli oli, mitte eestlase vaates, et see eestlase vaates oli kurb ralli. Et, ja rahjutus ei ole Paraguay seda stardi nimekirja väljas, kuigi võiks. Kuu on ju vähem kui 6 pärast. Ja, eks me näeme seda mõne päeva jooksul. Jah, aga seal on peamine see, et Oži on tagasi ja me saame kõva. Huvitav, siin peatski natuke vaatama ajalukku, millal oli selline seis, et top 4. Poole, ütleme, meil on sõita, palju meil on, 1, 2, 3, 6 rallit ainult, et ma ei mäleta, millal nii pööraselt tihke see oli. Võib-olla see koroona-aeg oligi, hooaeg oli hästi lühike, et siis olid ka vahed väikesed. Tol aastal oli ka minust ikkagi, kui see Ogier läks äkki Fordi või. Äkki nendel aastatel võis ka olla selline 17-18 oli äkki selline tummisem andmine. Kuidagi meenub, võib-olla ei olnud ka, aga praegu viskas ette. Et no, lahe. Et see on minu meelest selle hooaja praegu nüüd täpselt see, mida tegelikult oleme oodanud. Et tekiks see äge võitlus lõpuks, et kui Evans juba poole hooaja peal oli päris kaugel. Jah, ja sellepärast on hea ka, et need masinad, et järgmine aasta on samad masinad. See tundub, et vähemalt Hyundai ja Toyota on päris võrdsed kiiruse poolest, et meil on kaks sellist päris kiiret autot, et sarnase kiirusega autot, et see nagu on alati hea. Ja, absoluutselt. Ja küll ka M-Sport tõuseb aastal 2028. Aga vaata, M-Sport on alati olnud parim tulija uue autoga. See on juba kõik teised jutud. Aga okei, selles mõttes oligi hea lühike pühapäev, kiidame, et siin ma juba vaatasin seda Paraguay'd, et seal lastakse viimasel päeval rääkida pikalt, et milleks laski inimestel puhata. Absoluutselt nõus. Ja näis midagi. Paraguay, ootame huviga. Ja ma ei tea, mis need lõppsõnad on, mis sul siis nüüd täna siis ujume ära ja... Magama äkki ära. Tegelikult ma tahaks ühed friikad süüa, mul on kuidagi friikad isutavad. Kohe hea mees, oi, ma siin tervislik ja õlut ei olnud kohe hea, see on selge. Õlut ei olnud mehe see, et tahaks rasva, sest see tegi vaata kohe tunda, selle saab aru küll. Ootab kohe selliseks rasparuusiks vaata. Ennast rasparuus alati räägida, mis ta sööb, siis on ainult friikad ja liha, vaata, tahaks friikad liha. Okei, lasta jääda. Jah, aga see oli seekordset saated. Taas hinde teadatud, taas kuuleme enne Paraguay rallit ja siis me peame vaatama, mis siin üldse nende hiilisuhtuste saadetega saab. Teeme nii ja varsti kuuleme jälle. Ja siit tuleb teile kuulus kõll. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.